Euroopa avatud piiride kriis. Euroopa kaotab kontrolli. See, mis juhtus juuli lõpus Soudas, polnud lihtsalt järjekordne kohalik piirijuhtum. See oli strateegiline hoiatus kogu läänemaailmale. Vaid mõne tunni jooksul õnnestus kümnetel tuhandetel migrantidel ületada Maroko ja Hispaania vaheline piir ning siseneda Hispaania territooriumile. See juhtum paljastas ühe Euroopa Liidu suurima nõrkuse. Lõhe poliitilise ideoloogia ja julgeoleku reaalsuse vahel. Aastaid ajas Hispaania migratsioonis liberaalset poliitikat, kuid sündmused kohapeal on näidanud, et ilma tõhusa piirivalveta kaob heidutus paratamatult. Euroopa seisab nüüd silmitsi paradoksiga. Tal on vaja migrantide tööjõudu vananeva rahvastiku tasakaalustamiseks. Samas põhjustab kontrollimatu migratsioon ebastabiilsust ja süvendab poliitilist polariseerumist ning suunab sõjalised ja julgeolekuressursid kõrvale, kuigi need peaksid keskenduma Venemaa-suguste ohtude heidutamisele. Õppetund on selge. Suveräänsus algab võimest oma piire kaitsta. Riik, mis ei suuda kontrollida, kes tema territooriumile siseneb, ei suuda säilitada oma strateegilist tegutsemisvabadust ega hoida oma kodanike usaldust. Euroopa seisab nüüd valiku ees, kas viia läbi põhjalikud struktuurireformid või riskida täielikult kontrolli kaotamisega.